Aastasse 1986. Nimelt see suurepärane arhitektuuri näidis siin valmis aastal 1986. Siia kolisid sisse Nõukogude suure radarijaama ohvitserid koos perekondadega ja said siin isegi natukene nautida, aga 1992 pidid nad siit millegipärast välja minema. Seepärast aeg oli koju minna ja sinna radarijaama me jõuame ka, õigemini sellesse kohta, kus see radarijaam oli. Aga lihtsalt ma sellepärast pidasin siin kinni, et näeksite suurepärast Nõukogude armee arhitektuuri näidist aastast 1986, mis seisab veel püsti. Ristnas te käisite eile ka, kas te seal nägite kaunitest, kuidas siis võtta neid glasuuriga kaetud paneelidest elamut. Seda mosaiikmaja ehitati täie hooga 1991. 1991 ehitus käis täie hooga, sest Moskvast käsklust ei olnud tulnud pooleli jätta. Samuti rajati sinna, mida te ei näinud enam, sest see oli lumine auk lihtsalt, sealt on kõik ära viidud. Sinna rajati ka 350 sõdurile mõeldud elamu või kasarmu vundament. Aga 92 tuli käsk ära minna ja kuna ma tulin nüüd 86. aastasse, jõudsin siit 91. Siis ütleme selle tähtsa tärmini ka ära, millal Hiiumaalt viimane Vene sõjaväelane või vähemalt seal kirjas olev mees ära läks, see oli 11. veebruar 1993. Nii et tihti peale, kui tuleb jutuks, et see aeg oli nii kaugel, kui sa ikka ütled 93 ja praegu mõtlema hakkad, see oli alles. See ei ole nii kaugel sugugi mitte ja üht-teist on veel loodusesse jäänud. Seda sai siin valvatud 2 aastat, Kaitseliit valvas, sellepärast Eesti Vabariigil oli naiivne arvamus, et ta võtab kõik Nõukogude suure armee sõjalised objektid nii-öelda tööle ja paneb nad sõdureid täis, aga siis tuli välja, et pole mõtet ja Hiiumaal on mõned asjad nii keset metsa ja nii mitte sobivates kohtades ka suveveetmise jaoks. Me oleme just selles ümbruses. Et siin ongi see asi, et nad lihtsalt jäävad ja lagunevad ja paraku tuleb öelda jah, et hiidlane ise lõhkus meeleheitlikult, sellepärast uksed aknad olid olemas, mida ei saanud kaasa võtta, see lõhuti ära. Ristnas nägite täpselt samamoodi seda asja, nii et läheb kõige kaduva teed. Ja siia juurde ma ütlen nüüd selle, mille peale ehk te saate mõtelda sel ajal, kui me siin ringi liigume natukene nii autolt kui ka autost väljas. Mina leiutasin niisuguse asja nagu militaarloodus, sest ma seda sõna mitte kuskilt enne ei ole kuulnud ja mina kasutan teda kogu aeg ja muidugi millegipärast läheb rõhk kogu aeg sinna militaaria peale, aga palun väga, siin ümberringi on juba militaarloodus. Loodus võtab selle lihtsalt endasse. Kasvavad ju seal ka puud, nii et RMK saab varsti sinna redeliga üles ronida maha võtma, eks ole, kuidas ta metsaks hakkab pidama. Ja kõik need asjad, mis on tehtud Hiiumaal alates 1913 kuni 1991, 2 ütleme siis niimoodi, need ongi militaarloodus, sellepärast et kõige ilusamates kohtades on kõik asjad. Nii siin põhjaotsas kui seal lõunaotsas, kui ka siis veel Sõrul väike soovitus, et kui kellelgi on Hiiumaale aega tulla, siis minge sõitke Sõrule ka ja sõitke Tohvripatarei peal natukene ringi, sest me oleme 3 talgutega selle puhtaks teinud. See on päris huvitav juba, see selleks. Nii, mis asi see koht siis siin on? Koht hakkas pihta tegelikult, nagu ma ütlesin, 1913. Siis, kui meeletu militaarkava Tsaari Venemaal hakkas teostuma, et on vaja luua Peeter Suure nimeline merekindlus. Ma alati ütlen see nimeline, sellepärast, et kui ütled Peeter Suure merekindlus, siis kõik arvavad, et see oli siis Põhjasõjaajale Peeter Suur meeleheitlikud ehitas. Aga nad panid lihtsalt sellele meeletule grandioossele plaanile, panid selle nime Peeter Suure merekindlus ja see algab siis siit nüüd tahkuna põhja tipust, vastas on Hanko poolsaar, see on selle merekindluse eelpositsioon. Ja siis läheb täie hooga siit kuni Kroonlinnani välja, nii Soome rannikul kui meie rannikul. Peapositsioon on siis tegelikult Tallinna ja Helsingi vahel. Seal on need väikesaared ka, aga need nimed ei ole nüüd nii kohutavalt tähtsad. Ja miks me oleme nii hirmus tähtsad? Sellepärast, nagu ma juba hommikul ütlesin, et
me saame siit selle Soome lahe lukku panna. Ärme hakkame rääkima igasugust nendest rakett 400 ja 300 ja S300 ja S400. See on nii kallis, et siia ei hakka keegi seda raiskama. Siia tuleks natuke lihtsamate asjadega. Aga see selleks, muidu ma lähen selle sõjalisliini peale praegu. Kui me nüüd siit edasi sõidame, kui keegi tahab seal niimoodi vaadata, mis seal veel järgi on jäänud, selle aja ma ilusti annan teile ka rahulikult, sest me ei kiirusta mitte kuskile. Edasi sõidame, mis seal vasakul on pumbamaja, praegu siit paistab. See on tsementeeritud kinni, nii et vett sealt ei saa. Ja paremale jäävad natuke varemed ja siis kõige vanem osa, mis ilmselt osaliselt juba ehitati ka 1917. aastaks valmis, pärast on seda korduvalt ümber tehtud, kasutatud kasarmuna, sööklana, mettpunktina ja nii edasi, alates siis praktiliselt esimesest maailmasõjast kuni välja aastani 1992. Siis, kui me sõidame siit metsa vahelt veel edasi, ma ütlen autost ka mikrofoniga seda, siis kui ilusasti praegu see lumi toob reljeefi välja, siis näete veel rajatisi. See on 1953. aasta sõjaväelinnak. Sellepärast, et peale teist maailmasõda Rannakahurvägi toodi jälle tagasi ja 52.–53. aastal nad siin meeleheitlikult ehitasid. Kahjuks kaunistused olid kipsist, nii et kunst on läinud, aga natuke varemeid on veel, aga meil on mõned pildid olemas Militaarajalu seltsi lehel vist isegi või muuseumi lehel täitsa olemas. Nii et tegelikult see mets siin on objekte täis, siin on tsaariaegsed laod, ehk siis Peeter Suure merekindluse laod, vähemalt 2-3 erilist niisugust maja, maakivist korralikult ehitatud. Siis on siin 50. aastad, siis on siin 41, kõik on siin hunnikus koos. Jätame selle nüüd kõrvale ja nüüd vaadake siin. Sealt paistab katus. Ärge oma lemmikautot vaadake teost mööda. Siit üle kapoti, kui vaadata, näete, seal on mingi valge sein, eks ole. Seal on siis suurepärane kinnisvara arendusprojekt. Aastal algas ta minu meelest 90-ndatel, täpset aastat ma ei tea. See on Merineitsi küla, kus on Victoria tee, Kepsist näete ilust, seal on Victoria tee, kaardi peal on ka Victoria tee ilusasti olemas. See oli selle tollase arendaja tütar, mille järgi see pandi. Ja sinna pidi kokku tulema 57 puhkemaja. Ühesõnaga meeletu niisugune resort, nagu inglise keeles öelda. Aga siis tuli aasta 2008 ja siis lõppes kõik täielikult otsa ja 5 maja peaks seal olema. Vähemalt 2 nendest on juba elatavad, aga kaugemale nüüd ei ole jõutud ja sealt saab odavalt kätte. Palkmajad ilusasti, aga kuna ma ütlesin, mul ei ole poliitkorrektsust, ärisoond mul ka ei ole, siis ma ütlen seda, et ärge ostke, sellepärast ei kannata neid sääski suvel seal välja lihtsalt, sest see on täielik sääse paradiis. Inimesel ta eriti paradiis ei ole, aga mulle tundub, et sealt vähemalt 1 maja on võetud nüüd juba igapäevasesse kasutusse. Nii et väga meeldiv, et Tahkuna küla hakkab vaikselt tagasi tulema, sellepärast, et Tahkuna küla löödi esimese hooga minema 1913-17, teise hooga minema 39-41 ja kolmanda hooga ta ei jõudnudki tagasi tulla, siis hakkas juba piiritsoon. Nii, pikk jutt, paha jutt. Kui küsimusi on, küsige. Kui küsimusi ei ole, kes tahab vaadata, midagi jubedat, käige vaadake. Väga kummaline sellepärast, et sa kõnnid just nagu metsas. Vaatad siin ilus mets, kõik puud langevad siin sealt. Siis on mingisugune jurakas äkki jalus. Me tulime ka mööda Raudteetammi. Sellepärast selleks, et maha panna kõige võimsamad Hiiumaa rannapatareid 1939-41. Selleks oli suur pikk raudtee, mis hakkas Lehtma sadamast sealt minu selja tagant pihta ja siit on umbes veel 4 kilomeetrit sinna Lehtma sadamasse ja kõrvalharud viidi siis kõigi ehitiste juurde ja see on nüüd patarei number 316. Kes on Saaremaal käinud, kõik on käinud, teevad küll Steebeli patarei, eks oli hirmus kuulsaks räägitud. Mina ütlen, et Hiiumaa Nikiforovi patarei ei ole sugugi sitem. Sest kapten Nikiforov oli selle komandör jälle ja relvastus ja ehitus oli kõik täpselt samasugune. Ja me läheme kohe, käime siis ka Kahuritorni asukoha peal sealt, siis läheme autodesse tagasi. Ja üldiselt oli see ehitus niimoodi, et Saaremaal jõudsid nad üht-teist rutem valmis teha ja Tahkunaga on alati venelane on avastanud, et see Soome lahe sissepääs on meeletult tähtis millegipärast hiljem. Tegelikult siia oleks pidanud enne tegema, aga läks nii, nagu nende plaanid olid. Ja siin oli siis 2 soomustorni, ühe sissepääsu juures oleme praegu. Nii et siit saab minna Vudinal sinna vee alla.
ja ronida siis kahekorruselisse, noh, võib öelda isegi kolmekorrusesse, kuna torn oli ka peal sinna raudbetoonpunkrisse, mille sees oli korraga 55 meest. Nemad teenindasid siis kahe toruga niisugust soomustorni, kaliiber oli 180 mm, tulistas 37 kilomeetri kaugusele. See ei ole ranna suurtükiväe juures kõige tähtsam, kui kaugel ta laseb, tähtis on see, kust laeva tee läheb. Aga tema see maksimaalne laskekaugus oli 37 kilomeetrit. Nõukogude Liidus tol ajal moodsamat suurtükiseadet ei olnud. See oli kõige moodsam suurtükiseade, mida hakati looma tegelikult juba 1930 alguses, aga saadi valmis tegelikult 36-38. Ja üldse paigaldati neid Baltikumi 3 tükki, üks Osmussaarde, teine siia, 3. Sõrve poolsaarele, mujale neid paigaldada ei saadud, ei jõutud või ei tahetud, seda ma ei oska öelda. Ja sellega oli tegelikult Soome lahe suu siit poolt suletud ja kui me lähme nüüd aastast 1941, Hanko poolsaar oli venelase käes, teised suurtükid, vahepeal vähemalt 3 miinivööndit, suurepärane sõjaline koostöö, nii sakslane, soomlane kui venelane lasid siia Soome ja Tahkuna vahele miine. Ühel oli üks eesmärk, teine oli teine eesmärk erinevatel aastatel ja seal nad on siiamaani. Väga palju on neid kätte saadud, kui NATO käib meil ju seda miinitõrjet tegemas, siis ta võtab jälle siit kuskilt paarkümmend tükki välja, nii nagu iga aasta on. Aga soomlaste andmetel kokku siin vahel oli 60 000 miini. Nii et ma ei julge öelda, palju siin veel on. Palju on. Sellega on ka kõik öeldud. Okei, siis kui keegi käib veel seal sees ja seina peal näeb väga ilusat niisugust, mis see on see? Ankur on seal seina peal. Ma pean natuke isiklikuks minema, sellepärast ma ei ole siiamaani kuskilt, mul ema suri 1959, seal on 13. juuni 1945 SJ Silvia Juurman. Ma loodan, et ei ole, sest teisel pool on kirillitsas 2 tähte. Aga ta 45 oli täitsa fertiilne küll, jah. Raudkest, eks ole, sest see on kõik raud, see ei ole raudbetoon. Sektsioonidest koosneb ilusasti ja torn pöörles siin sees ja lasi 37 kilomeetrit. Siin on esimesel, teisel korrusel on kõik olmeruumid, mida vähegi vaja on. Kunagi ei tohi öelda, kuna on ranna suurtükivägi ja seal olid madrused, kuulus merevee alla. Siin ei olnud köök, siin oli kambüüs, nii nagu ikka. Ja kõik ranna suurtükiväe tornid alati on olnud tegelikult laevastiku suurtükiväe tornide koopiad, ainult et enamikus juba raudbetoonist ehitatud. Ja vesi on siin kogu aeg sees, aga see ei tähenda, et siin poleks sees käidud. Sellepärast, et kui 18. oktoobril 1941 kapten Nikiforov andis käsu kõik õhku lasta ja siis pärast oma väidetavalt 150-180 meeskonnaga andis alla seal, kus me pärast lähme. Sellest kõik asjad vaikivad, välja arvatud Nõukogude võimas sõjaväekirjandus, kes räägib, et siin olid keesid meeletud maa-alused lahingud, mis on tegelikult täielik jama, sellepärast, et betoonkoridoris ikka pauku ei maksa teha, sellepärast see üks kuul eksleb seal veel hulk aega ja tabab sind ka veel mitu korda, kui sa juhuslikult seal juhtud olema, nii et neid siin ei peetud. Pärast seda jäi see kõik rahule, pärast seda siin midagi ei tehtud, aga Kärdla linnas 1955 oli hädasti vaja uut diislit sinna elektrijaama, mis on Vabriku väljakul, need hooned on seal kõrval praegu ka veel olemas ja oli ju teada, et siin oli 2 diislit all, siin oli Bajavoi ja Põtavoi ehk siis igapäevane ja lahingudiisel oli all. Diislimark oli ka veel Dvigatel Revolutsi. Niisugused huvitavad margid olid ja siis tulid elektrijaama poisid siia ja pumpasid selle fjuhti tühjaks ja võtsid siit alt siis 11 välja. Tegelikult nad esimesena pumpasid tühjaks selle teise torni. See on 400 meetrit siit, kui keegi autoaknast nägi ka, seal oli ka nagu juurdepääs olemas. Sest siin oli õhkulaskmine tegi nii, et tõstis torni korraks üles ja see kukkus tagasi. Muuseumis näete pilti ka, 42. aastal tehtud pilti. Järelikult laeng siirdus alla, lõhkus kõik all ära, siit võeti tagavarosast 1961. aastal. Aga 55 teisest võeti 2 diislit välja, pandi Kärdlas popsuma. Venelased muidugi tahtsid sõjavägi, kui sai kuulda, et siin tsivilistid hakkavad Nõukogude sõjaväe vara välja võtma, siis tahtsid endal saada, aga neile anti siis vastutasuks Auru masin ja nad olid selle üle väga õnnelikud, sest said oma saekaatri tööle. See on nüüd niimoodi selline jutt siia juurde ja natuke on näha ka torni põhja. Teises torni põhja ei ole,
ja luugid enam ei paista, kust alla minna ja kuhu see vana raud siis siit viidi, sakslased hakkasid pihta. 1943 oli kangemetalli vajadus, siis venelased jätkasid 40ndate teise poole peal ja ka pioneerid ja kolhoosid said natukene vanarauda viia, kui neil lubati. Aga me oleme tegelikult, millest me ei ole sõnagi rääkinud, räägime sellest muuseumis, me oleme praegu piiritsooni ehk siis Hiiumaa suletud saare ühes kõige kõvemini valvatud piirkonnas jälle, sest te käisite Ristnas, see oli number 1. Taakuna oli number 2 tähtsuselt, kuigi mõlemad olid teatud kohast, teatud kohani olid suletud. Nii et praegu me liigume siin täitsa vabalt, aga võtame tagasi aastasse näiteks 1990. Me ei oleks siia saanud, sest radarjaam töötab siin samas kohe kõrval. Seesama, kus nad seal elasid, eks ole. Nii, kui küsimusi ei ole, tegemist mingisuguse euroohutuks tehtud objektiga, siin on tegemist sellega, et igaüks, kes tuleb, see tuleb omal vastutusel ja omal vastutusel jääb kas terveks või saab viga. Sellepärast, et pikematel meestel võib see asi olla, et kui me läheme praegu siit 82 meetrit mööda tunnelit sisse, siis ei soovita käia paremal ääres, sellepärast, et seal on mõningad rauast asjad seina küljes, mis lõikavad kõrva peast ära. Nii et keskel palun kulgeda siin ja võimalikult kuulata ka seda, mida ma annan nii-öelda eest tahapoole edasi, sellepärast, et siin on ka mõningad augud, kus ei ole tingimata katet peal. Ja kui ma olen veendunud, seal katet peal ei ole, siis ma ütlen, et paremalt mööda või kusagilt mujalt, sest siin reeglina siin lõpus peaks minema paremalt mööda. Ja vaadake siis hoolega nii ette, alla, vasakule, paremale, üles. Taha ei ole vaja vaadata, sellepärast sealt tuleb järgmine. Aga kui kuulete, et komistas, siis minge eest ära. See on see. Nii et tõepoolest igale poole tuleb vaadata hoolega. Ja ei maksa kiirustada ühegi asjaga ja palun ärge minge minust mööda ka, sellepärast, et seal on selliseid ohtlikke kohti, aga õnneks ei ole tegemist soomlastega. Soomlastele ma räägin 3 korda ja hästi aeglaselt, nii nagu Miilitsale, sest nemad ei saa sellest enam juba aru, neil on asi juba väga, väga lihtne. Nii, siin on 2 sissepääsu, üks oli seal ka, seal on lühem sissepääs. Meil on kõigil niisugused jalanõud, et pärast võib sealt ka välja tulla, siis saate täieliku selle ringi enda kätte, aga me läheme pikemat mööda sisse, sest see on lihtsalt huvitav. Kui keegi lendab teile vastu, siis see on nahkkiir, ärge kartke. Midagi hullu ei ole, sest nad võivad siin olla praegu sees. Ja sees ma pikalt rääkima midagi ei hakka, siin on siis nüüd 2 korrust. Need on need, kui lugeda igal puhul neid koogleid, moogleid ja militaarnetti ja kõike, siis Hiiumaal on meeletud katakombid. Need on need meeletud katakombid siin 2 korrust maa all, kokku 500 ruutmeetrit pinda, kummalgi 250 ruutmeetrit, kokku 37 erinevat tuba. Nii et nii palju katakomb küll, et kui esimest korda oled ja midagi ei tea, eksid ära küll. Ma olen seda ise 93. aastal kogenud, et ei saanud hästi aru enam, kus kohast ma välja pean minema siit ja hirm oli ka kogu aeg, sest ma ei teadnud midagi, mis siin sees on, aga tegelikult ei ole hullu midagi. See oli sellesama Patarei 316 juhtimiskeskus, kus siis oma umbes 35 mehega oli kapten Nikiforov, tulejuhtimistorn või kaugusmõõdiku torn oli seal, kust me üle tulime, see, mis jurakas seal tee ääres oli, sealt anti siis kõik andmed siia alla, siit alt pandi andmed kokku, telefoniga anti sinna, kus me kahuritorni juures olime ja kui oli kõik korras, siis anti käska konn ehk tuld ja siis seal üleval Land Roverite taga, praegu seal oli üks soomustorn ka, seal oli sees 2 periskoopi, sealt siis vaadati natukese aja pärast, kus kohas veesammas kerkis. Ja siis anti edasi, et pereliot, nedaljot ja vilka ja kõik nii nagu kahurväes asjad käisid. Kas seda patareid lahingus reaalselt ostati ka? Lahingus ei olnud teda reaalselt vaja kasutada muuks, kui umbes tulistada maa suunas. Sellepärast, et see on, ma rahast pole veel rääkinud, aga üldiselt on öeldud, et kas nüüd 3 patareid, ma olen viimasel ajal nagu uusi andmeid saanud, alguses öeldi, et üks selline patarei siis, kus oli 2 soomustorni, juhtimiskeskus, keskkütte, elektrijaamad ja kõik muud asjad ka veel, et see maksis tollases vääringus siis 20 miljonit kuldrubla. Kuldčervonetsit oli niisugune väljend, oli tol ajal siis 1941. aastal. Aga viimasel ajal on hakanud tulema see, et see vist oli 3 patarei peale kokku. Aga hea küll ikkagi.
sellepärast, et kui arvutada see ümber dollariteks, ma ei ole ise teinud, aga Juri Melkonov Riiast väitis, et kui see ümber arvutada dollaritesse, siis see teeb patarei kohta $5 miljonit, praegust dollarit. Nii et seda on meeletu kallis ja kui rääkida veel siin, ma meie autos ütlesin lihtsalt paar korda, et siin peaks olema kusagil 6800 kuupmeetrit raudbetooni. Katuse paksus on 3 meetrit, nii et me oleme väga turvalises kohas. Kui vahepeal on sõda käib üle, siis me lihtsalt tuleme välja, vaatame, metsa ei ole, midagi on juhtunud, tegema alla, ei kuule midagi. Ärge üritage sealt helistada, raudbetoonist ei tule mitte midagi läbi. Aga kui keegi võtab temperatuuri selle all, siis on väga vahva, saab pärast teistele ka öelda. Okei. Kokku oli patareis jah, väidetavalt. Kas siis mõni lask on tehtud ka? Lasti sektor täielikult sisse, absoluutselt nii, et kui oleks tulnud laev, aga ütleme niimoodi, et ega vastane ei ole loll, et ta sinna, kus ta põhja lastakse, millegi saadab. Eesmärk nendel patareidel Hanko ja Tahkuna oli sulgeda Soome lahte vaenlase sissepääs. Ja kõik on ju luurega enne teada, siit sisse ei saa, see läheb liiga kalliks. Sõjas arvestatakse rahas. Tänapäeval on täiesti õige öelda, sõjas arvestatakse rahas, arvestati ka 1941, kui mul on ressurssi selle jaoks raisata. Ja tundub, et see tuleb mulle kasulikum, kui jalaväge saata läbi Riia ja Pärnu ja Saaremaa siia, eks ole. Sellisel juhul ma panen selle ressursi, saadan siia 3 soomuslaeva, mis oleks kohe põhja lastud. Järelikult neid ei saadetud. Ja patarei üritas abistada, jah, Saaremaalt siia tunginud Saksa vägede vastu omi vägesid, aga kui on kogu laskesektor ja kogu süsteem mere peale laskmiseks, sinnapoole igasugune tulejuhtimine oli võimatu absoluutselt. Kaardi pealt tõmbasid jah, selle juti sinna ja arvutasid välja. Olgu siis enne, kui sisse lähme, siis see ka veel, et selle patarei väidetavalt kõige parem tulemus. Ma ei pretendeeri 100% õigusele, aga mis meil teada on. Kõige suurem tulemus oli, te sõitsite Orjaku tee otsast mööda, eks ole, kui te tulite sealt või ma ei mäleta, kus teil see tulek oli, aga Orjaku tee ots on seal Käinast 4 kilomeetrit sinna Emaste poole. Seal on Luguse nimeline küla, seal oli sakslastel välilaatsarett ja üks siit lastud Palvanka ehk siis soomust läbistav mürsk, millel ei ole sees ju lõhkelaengut, mis kineetilise energiaga tekitab selle augu, eks ole. Nii, seal olid sakslased sees ja üks tuli lendas läbi seina sisse ja ühele haavatud sakslasel 5,5 perset minema. See on küll kõva. Ja, nii et tõepoolest üks tabamus täiesti oli kindlasti. On neid mürsulehtreid siin seal metsas ka näha, aga üldiselt mitte mingisugust määravat tulemust nende kahuritornide tulel maa poole ei olnud. Aga rõhutan veel kord seda, nad olid mõeldud lukustama Soome lahte. See raha oli õieti paika pandud, kui Soome laht poleks lukus olnud. Mina olen kõige selle aja jooksul, mis ma nüüd 95 kuni tänaseni olen asjaga tegelenud, ma olen 100% veendunud. 1917, kui siin ei oleks olnud patareid number 39 ja 38, ja 1941, kui ei oleks olnud see 316 ja teispool Hankos ei oleks olnud patareisid, see Leningrad ja Peterburi oleks sakslaste kätte kukkunud. On täitsa kindel. See peakindlus seal vaevalt enam oleks neid kinni pidanud, sellepärast, et kui nad oleks siit juba läbi läinud, siis veel oleks väike madin käinud, aga ma ei usu. Soomes oli ka Vene laskekohti. 41 oli Hanko nende käes. Jah, aga tsaari ajal loomulikult, me olime kõik üks ju siis. Tsaari ajal oli kõik üks. Nii, et ta täitis oma eesmärgi. Täielikult täitis oma eesmärgi ja seda võib täiesti rahulikult öelda ka, et sellised suured rannakaitsekindlustused, ma ei tea, mis praegu oleksid vastavad, need on preventiivse iseloomuga. See on see, et takistada maksimaalselt kasutada vastaselt tema väga eesrindlikku sõjatehnikat. Sest sakslaste laevastik oli võimas. Oli võimas 1917, oli võimas 1941. See tuli seisma panna, sundida kasutama maaväge. Aga mis teeb maavägi? Neil Land Roverid ei olnud. Viskas seljakoti ja püssi selge, muudku marssis, ütles, kurat, mul saapad läbi. Ma ei lähe enam edasi. Süüa pole ka antud. Vaat nii. On veel küsimusi? Pean ju katsetama, kas redel peab, eks ole. Ja kes ei julge ja ei taha, siis katsub sama teed mööda vaikselt tagasi hiilida. Kõige suurem objekt, mis siin all on,
seal, kuhu ma näitan valgust praegu, see raudkessoon, te näete, seinad on kõik rauast, lagi on rauast, ainult põrandab betooniga. Seal oli elektrijaam, nende aluste peal oli suur diiselelektrigeneraator, mille generaatori staator on siin samas veel alles, sellepärast et millegipärast seda ei hakatud katki lõikama välja viima, ilmselt nad said oma normi täis. Ja kogu see koli, mis siin all on nüüd jälle laiali laotatud, see oli meil ühes ruumis koos. 1997, siis kui teie käisite esimest korda Hiiumaa tiiru peal. 2007. 1997 oli roheliste suur rattaretk, mis tuleb nüüd taas maikuus Hiiumaale. Need põrandad olid siin kõik sodi veel paksemalt täis kui praegu. Mul õnnestus saada 14 tudengit siia tööle. Me tegime selle külastatavaks ilusasti. 4 aastat tagasi sattusid siia need õnnetud metallistid, kellel ei õnnestunud kusagilt suuri jurakaid varastada maa pealt. Ja nad sorteerisid sellest kivi, betooni ja sodi hunnikust kõik metalli jälle välja, kogusid siia kokku, igas nurgas on mingisugune unik. Osa on seal üleval, tegid selle jälle raskesti käidavaks, ainuke asi, et me ehmatasime nad sellega ära, et me paime sildi välja. Objekt on riikliku kaitse all kui kultuurimälestis, midagi võtta ei tohi, muidu läheb kõik seaduse alla. Ja need olid nii seaduskuulekad metallistid, nad jätsid oma segaduse alles, mitte midagi pole siiamaani ära viinud. Ja nüüd ma loodan roheliste abile jälle siis rattaretket, ehk saaks jälle ühte tuppa kokku, kui keegi tahab näha seda kivisodi, mis oli põrandal. Kui siit sisse minna ja sinna paremale, siis seal on üks ruum. See kivisodi on seal põrandal veel olemas. Aga metall on kõik välja selekteeritud jälle 4 aastat tagasi. Nii et no mis sa teed, kui inimestel sissetulekut ei ole? Pluss siin, kui sinna vaadata, just nagu oleks väljast võimalik uksega sisse saada. Aga see uks oli väga kõvasti kinni pandud nende betoontellistega, i-taladega, betoontellistega, i-taladega, betoontellistega, i-taladega. Ja siis, kui need mehed, no ma arvan, et need mehed olid, jõudsid võtta sealt viimase tellise, näete sealt paremalt välja. Siis nad avastasid, et väljaspoolt punkrit saab liiva palju kergemini kätte kui siit. Aga kuna on tegemist tehnoloogilise sissepääsuga, kui see punker siia valati, siis sai ju sisse tuua nihukseid jurakaid. Ühest august mitte ei tassitud enne kohale. Sealt nad toodigi sisse, pärast suleti sama kindlalt nagu kõik need punkriseinad siin. Aga nemad muidu arvasid, ahah, reljeef on olemas. Vaat seal on relvaruum, Mercedes-Benz. Ja Hitleri merevalge tuba, kurat, kas või, eks. Seda nad sealt otsisid siis meeleheitlikult ja ma sattusin ka vahepeal, kui nad seda tööd hakkasid tegema, siis ma lasin neil gaasi välja balloonidest ja veega lasin maha. 3 ööd valvasin, et äkki satuks peale, sest siis ma tundsin ennast meeletu muinsuskaitsena. Ja siis, kui ma tulin siia ühe grupiga, mille grupis olid sees insenerid, nad ronisid kõik sinna sisse, ütlesid, kurat, ma näen, kuidas sein on tehtud. Nad olid pöörases vaimustuses. Ja kujutage ette, me saime neile seinaehituse avada ilma igasugu raha ja talgutööga. Suurepärane, spasiba ribjata, ütlen ma selle peale, sest need olid kindlasti vene keelt rääkinud poisid ka veel, kes seal olid. Nii, elektrijaam räägitud, sissepääs räägitud, sodihunnik juhatatud, aga lähme nüüd kõik koos elektrijaam. Seal üleval 3 ruumis, siis seal oli raadiot ja tont teab mida kõike, aga kogu juhtimine toimus siit alt, sellepärast, et kogu energiavarustus tuli siit diiselelektrigeneraatorist, puhas õhk tuli sealt sisse, heitgaasid läksid sealt mustast välja. Sealt august ei pääse kuskile, kuna on tegemist jälle nii-öelda soomuslaeva juhtimiskeskuse koopiaga, osa on hoopiski raudbetoonist, mitte ei ole metallist, siis see tuli koos selle elektrijaama kessooniga kaasa. Sealt on jah väike käik, aga see ei vii ülesse sugugi välja. Lihtsalt jäänud. Siis siin kõrval on nüüd suur tünn, sealt alt läheb toru alla, mis on nüüd kinni tamponeeritud, tont teab millal, võib-olla peale sõda ei tea, millal ei oska öelda, aga seal on arteesia vee horisont. Ühesõnaga, seda alumist korrust põhimõtteliselt oleks ilmselt, ma ei tea survet, aga oleks võimalik olnud ka uputada. Juhul, kui vajadust oleks olnud, aga seda paraku ei tehtud. Nii et see on tegelikult hüdrofoor. See on survepaak. Sinna tuli veesurve sisse, järelikult siin igal pool. Üleval olid duširuumid ka.
seal on korralik, mitte peldik, seal on korralik WC, sellest tegemist on jälle laevastikuga ja madrustega. Seal istuti ikka korraliku laevastiku pottide peal, tõmmati vett ilusasti, jooksis ära, ilmkaevud on väljas kõik olemas. Nii et see on nagu veevarustuse ruum. Siin kõrval on väike elektrikuruum, see, kes siin tegeles selle diisliga ja elektrivarustusega, tema oli siin. Ja seal taga läheb ka veel väike uksekene, ma ei hakka praegu sinna ronima. Kui keegi tahab, võite seal ära käia. Sealt viimasest kohast, kui te sinna lähete ja vasakule sinna taha välja lähete, siis läheb luuk ülesse. Samasugune luuk nagu siit tuli alla, väikene luuk. Ja seal oli siis tegelikult kogu selle patarei juhtimiskeskuse süda, öeldes siis tänapäevases mõistes IT-keskus. Salaosakond, sinna tulid kõik šifreeritud sõnumid, sealt läksid välja šifreeritud sõnumid, sealt juhiti kõike. Sellepärast on see sissepääsuga alumiselt korruselt ülemisele korrusele. Ja kui te olete ülemisel korrusel, seinad on 2,7 meetrit paksud, te ei saa sinna ligi. Kõik kaablid jooksid ka sinna kokku, nii et seal oli see süda, kus siis kõik töötas. Kas seal istus nüüd kapten Nikiforov, seda ma natuke kahtlen, seal oli see mees, kes kogu seda sidet haldas tegelikult või oli neid isegi mitu. Ja minu jaoks on see Eesti Vabariigis kõige mõnusam ruum, sellepärast kui tõesti tahad üksi olla ja kogu maailma ära unustada, siis tuled siia näiteks veebruaris, kui Land Roveri klubi ei ole Hiiumaal, võtad kaasa 2 õlut, ronid sinna ülesse, paned luuki kinni, istud sinna peale, kustutad laterna ära. Ja oled tõesti absoluutselt üksi. Lülitad maailma välja. Ja maailm on välja lülitunud, sest sinu peal on 3 meetrit raudbetooni, ümber on 2,7 meetrit. No hea küll, see luuk on nüüd õhuke, aga ta on siiski rauast. Ja siis, kui sa oled seal olnud umbes 3 minut, siis kuuled, et keegi kurat hingab veel. See on minu kogemus, esimest korda oli see kogemus. Siis ma sain natuks aja pärast aru, et see on mina, kes hingab. No enne ma ei kuulnud oma hingamist, eks ole. Siis ma luristasin ühele sisse, tegin teise pudeli lahti, mõtlesin, kurat, ma olen siin nii kaua olnud, ma tahan ära minna. Et ma arvan, et ma olen siin olnud vähemalt 20 minutit ja siis vaatasin kella 7 minutit olen olnud, ajataju kaob ära. Absoluutselt kõik läheb sellest, sa ei kuule, sa ei näe mitte midagi. Null. Ja nüüd ma palun teid, teeme selle eksperimendi kambaga siin läbi, püüdke see 15 sekundit mitte ka hingata, aga kustutage, kõik tuleb ära. Ühesõnaga me oleme siin. Nii, siin tahkuna poolsarve otsas, peaaegu juba päris põhja otsas, eks ole. Ja see on selle number 39 patareis rajatiste ja ligipääsuskeem. Näete, raudtee jookseb siit, eks ole, ilusasti. See sama siit tagant, mis läheb, see on raudtee tammusus. Jah, siit sõitis susla, tšuh, sest tegemist on esimese maailmasõjaga 1917 meeletu kiiruga ehitati siia. Pandi püsti siis 4 12 tollist kahurit ehk siis 305 mm, kes tollimõõtu ei jaga. Ja hirmsa kiiruga puidust ehitati veel vajalikke abihooneid ka ja komandopunkt pandi ka, sealt me jalutaja mööda, me teeme siin ka väikese jalutuse. Ja kõik on siin näidatud igasugused spetsiaalsed need niisutuskraavid, ühesõnaga, mis peavad tegelikult niiskuse ära tõmbama siit. Ja igasugused kaevikutussüsteemid, mis siin on olnud, raudtee pani siit mööda, sellepärast, et tema läks veel edasi sinna tahkuna tippu välja. Sest kavad olid palju suuremad, kui teha jõuti 1917. Ja kuna see on eelpositsioon, siis oli kogu madin käis ikka selle peapositsiooni peal, aga siis avastati, et oi, see eelpositsiooni oleks hirmsasti vaja. Ja nii kaugele kui jõuti siis, ja siis jälle see, et kas nad laevu lasid, ei lasknud, sellest laevad ei tulnud. Nad teadsid väga hästi, et siit poolt on see asi lukkus, miinivööndid on täpselt samamoodi vahel nagu ka teise maailmasõjas ja oligi kogu lugu. Ja meile jäid siis need lendavad taldrikud, nagu te seal näete. Kui metsast tuled, vaata, et UFO on seal ilus, ta näitab seda kuju ja siin all on millegipärast ka veel. Ja patarei Tohvril. Tohvri asukoht, näete, on siin Sõru sadama juures. Miks on selle patarei skeem siin? Muidugi jah, loogiliselt võttes jah, Peeter Suure merekindluse patareisid on meil 2. Tegelikult on 3. ka veel siin, aga see selleks. Ja see on nüüd lõuna otsas, aga siis parasjagu maavanem elas seal lõuna otsas. Maavanem on kõige parem sõber ehk asemaavanem elas ka seal otsas ja tema juhuslikult ehitas oma isikliku maja, see abimaavanem ja järgmine Emmaste valla vanem ehitas juhuslikult Peeter Suure merekindluse 120 mm kahuri positsiooni peale. Teadmata, et see on kaitse all.
ehitas, nüüd ongi. Ja kui sinna panna see üles, kõik huvilised hakkavad ju tema hoovi tulema. Järelikult tuleb see võimalikult kaugele panna, see skeem. Ja mis siis saab kaugemalt olla kui põhja otsa, eks ole. Kõik on tore. Sellest seal palju ei räägita, ega seal ei ole suurt näha ka mitte midagi. See on teispool otsas. Nii. Oli kastik ära nüüd, jah? Sain vastik ära, issand, kui hea tunne. Vererõhk kukkus kõik. Nii mõnus, 2 aastat tuli elu juurde jälle. Okei, kas on siia küsimusi? Seepärast, et ma olen nüüd kohutavalt edas muidugi sellepärast sündmused ja seal juba oli. Eriti paks lagi ei ole, mingit 3 meetrit ega mitte midagi. Kuskil oli siin ka kaugusmõõdiku torn oli lähedal ja seal taga, mis väike nõlv seal paistab, seal olid siis need nii-öelda abihooned, seal oli lõhkainladu ja mürsuladu ja elektrijaamad ja kõik niisugust asjad, nii et siin on olemas natuke raudbetooni ka seal ja siit ma näitasin esimestele, seal on üks jurrakas paistab seal metsas mingisugune kõrgem, see on kivipurusti alus. Ja kivipurusteid on ääretult vaja, kui tehakse mingeid betoonist punkreid, sellepärast et betooni teeb tugevaks, kui armeeringut ei kasuta graniitkivi killustik. Sinna läksid saarlaste kiviaiad, sinna läksid hiidlaste kiviaiad, alates esimesest maailmasõjast ja pärast edasi ka. Ja mind on kivipurustit hakanud viimasel ajal meeletult huvitama, sest ma sain teada, et Nõukogude sõjavägi 1939-41. aastal kasutas Ameerikast ostetud kivipurusteid, tuntud firma Acme, tuntud firma Blake ja nende purustavad osad ehk siis noad, põsed valmistati Tallinnas Ilmarise tehases. Nii et ka Eesti tööstus aitas hoolega kaasa selle raudbetooni ja betooni valmistamisele. Ja kui teid võib asi huvitama hakata, ma soovitan, pange Google'isse Stone Crusher. Ja siis tulevad need pildid, sealt saate videot kätte, kuidas see töötas. Jule huvitav maailm. Ma polnud enne selle kokku puutunud, kui sel aastal lihtsalt, kuna ma leidsin kogu selle 40. aasta ja 39-41. aasta kivipurustamiskeskuse siit samast militaarmuuseumi lähedalt, kus neid on 6 tükki, Saaremaal töötas 12 tükki korraga, nii et kivipuru tuli mis hirmus ja need on metsas on see jälge veel täiesti piisavalt. Nii, 2 alust paistavad veel seal, sinna me ei lähe, sest need on samasugust nagu siin, tulime siia keskele, kellel silm oli terav, märkas, et üks tsaari sõduri voodi on praegu veel seal. Näete, pead paistab sealt ilusasti. Nii et kui siin metsas kolada, siis puud on kasvanud nii mõnegi asja sisse. Natuke vaatate, siis näete jälle, et ahah, puu on millegi asja sisse kasvama jäänud. Nii et seda rauda on siin küll ja kui käivad need nii-öelda metalliotsijatega vennad, siis siin on neil täiesti mõttetu käia, see röögib kogu aeg. Sest mingi plekitükk on ikka kuskil. Vaat nii. Küllalt küll üks veel tuleb. Vaatan tema ka ära. Jälle oma nii-öelda arusaamisi ja kujutlusvõimet. Tegelikult te olete praegu Heltermaa sadamas. Te tulite praami pealt. Te olete tulnud bussist maha, eks ole, kogunenud selle rohelise putka ette. See sama putka seisis Heltermaa sadamas alates 1949 kuni 1971. Siis viidi ta kõrvale lihtsalt ära ja ehitati kivist läbipääsupunkt ehk kontrollna-prapusknoi punkt. Ja siis hakkas hoopiski kivist tunnelit mööda Hiiumaale pääsema. Enne seda pääses seda puidust tunnelit mööda. Ja te olete praegu maha tulnud praami pealt ja vaatate, et üks rohelises vend seisab ukse peal, ei ole üldse sõbraliku näoga. Siia tulite niimoodi. Ja siis käratab vene keeles ka veel teile, ma ei hakka vene keeles ütlema, käratab niimoodi, et järjekorras ei oska seista või. Siis pandi kõik üksteise taha seisma, kui oli väga karm olukord parasjagu. Ja siis ükshaaval tulid siia ja andsid oma passi. Ja kui sul oli passis, mis ta võis olla, jah, kasutame kujundlikkust. Umbes nii suur 4-kantiline pitsat, mille peal oli 2 tähte PZ, Pagranitšna ja Zona. Siis oli natuke kribatud sinna ka veel sulepeaga, mida keegi suutnud välja lugeda, seal pidi olema Hiiumaaski rajon. Siis oli kõik korras, astus eest ära, Brašuu ei ütelnud, aga üldiselt võisid seal tunnelit mööda minna juba Hiiumaale, sinna kohta, kus sa elasid. Kui sa olid mandri pealt ja kui sul olid siin sugulased või töö, siis sa said taodelda piiritsooni külastamise luba. Siin on näha ka, milline see propusk oli, eks ole, kui siit läbi tulete, saate vaadata. Ja kui KGB oli kontrollinud su tausta ära,
siis lubati sind korraks tulla piiritsooni, kas sugulastele külla või kellegi teisele. Sugulas ei olnud, tööd ei kutsutud, siia ei saanud. Mingit niisugust lootust ei olnud ka. Ja selle propuskiga oli nii, et võeti passport küll, siis võeti propusk ka veel. Praegu ei ole meil seal noorem seersant Abdullajevit. Mina olen praegu seersant Ivanov, eks ole, ma kontrollin siin. Ja kui oli propusk, siis ma ulatasin sinna sisse noorem seersant Abdullajevile, kes siis pani esimese piraka sinna. Lõi võimsa pitsati sisse, et sa oled saabunud piiritsooni. Siis sa ei läinud mitte oma sugulase juurde, kes oli sulle kutsu saatnud, sa läksid siis küla nõukogusse. Said sealt teise sissekirjutuse Käina küla nõukogusse näiteks. Ja siis kui ära tulid, siis läksid kõigepealt küla nõukogusse. Said väljakirjutuse Käina küla nõukogust. Siis tulid jälle seltsimees Abdullajevi juurde siia. Abdullajev luges rahast 3. Pai 4. pitsati. Siis said siit uuesti välja, said jälle tagasi praami peale minna. Vaat siuke kord oli vanasti. Aga nüüd pole mitte midagi, tuled siia, sõidad praamilt maha, põrutad militaarmuuseum, kedagi siin ei ole. Marti istub seal sees, lähed siit läbi ja tervitad Abdullajevit, kui ta juhuslikult siin ongi kogu lugu. Ja ümber Hiiumaa olid vaat niisugused tarnid, nagu seal paistab. Põhiliselt muidugi lääne ja põhja osas. Oli natukene ka lõuna pool, aga seal olid nad silmsidega niimoodi, et kui sul raadio ja telefoni töötanud parasjagu, siis tegid punaste lippudega, andsid morsega edasi. See ei ole siin kunagi olnud, see on eksponaadiks toodud, see oli meil. On kõpust toodud tegelikult kunagi. Nii, kogu värk on Hiiumaa Militaarajalu seltsi Hiiumaa Militaarmuuseum. Meil on seltsis 19 liiget endiselt, 6 nendest teevad midagi, 3 nendest teevad küllaltki palju juba ja 2 teevad eriti palju. Mina on 3. Rohkem selle PR-i peal. Nii, ja siis kogu see territoorium siin on praegu meil 0 rendiga Kõrgessaare vallalt antud, Hiiu vald ei ole veel öelnud, et võtab ära, ma loodan, et ei võta ka, sest me oleme seda piisavalt reostanud igasuguste jõledate autodega siin, mis roostes on ja mis on pärit tegelikult Tallinnast hoopiski Eesti sõjamuuseumist, sellepärast, et vandaalid ründasid sinna ja peksid neil klaase puruks ja kuna neil ruumi ka seal ei olnud, siis nad mõtlesid, et annavad need siia hoiule ja meil muidugi meie finantsmehel, kes seda aintähisti, kes seda kõike väga hästi jagab, temal tekkis kohe mõte, et praegu ei saa veel vanarauta viia, aga kui hind läheb kõrgele, et siis viime vanarauta. Ju me viime ka, sest ega nad enam eriti arvel ei ole ka meil lihtsalt. Siin terve võsa on neid täis, nii et kui te siin võsas liigute kusagil, kolistate jälle kuskil Ameerika mingisuguse auto otsa. See hallmajake, mis seal on, see on kunagine ohvitseride elumaja. Ühte ma näitasin teile seal, kui me alustasime, aga selle mudel on 1939 ja Ristnas te käisite ka, vaadake tee ääres enne seda KPP-d oli ju ka üks puidust, väike niisugune madalmaja, 1939 ohvitseride elumaja, nii et 1939 on meil veel natuke säilinud. Teda on küll ümber ehitatud pärast, Ristna oma on peaaegu nagu originaalkorras veel. Seal taga, kust paistab peldik, ma ütlesin, et on võimalik ka, kes tahab üksinda olla, peldik paistab seal, näete, pisikene. Seal peaks paberit olema. Ma ei ole küll kontrollinud ammu, aga tavaliselt seal on isegi paberit. Võtke igaks juhuks kaasa, kui tahate peldikusse. Seal on prillaut ka, saab istud küll. Kui ei ole uks lahti ja lund ei ole, siis seda ma ei oska öelda, eks ole. Ja kui te siit nüüd vaatate veel, siit lähevad siis 2 niisugust kase või puualleed, eks ole. On siin kitsas, siit kulgesid ohvitserid ja nende prouad ja lapsed. Ja see lai, mis oli siis lauldes, läksid sinna peldiku suunas. Enne seda peldikut oli tohutu suur kasarmoone, siis, mis ehitati sinna peale sõda. Sest siis oli võimas väeosa oli seal sees. Nüüd, kui need võimsad väeosad kadusid ära, siis vahepeal oli paus, nagu ei olnud mitte midagi. Ja siis 1960 ehitati see maja, kuhu me siis sisse lähme ja kus praegu on militaarmuuseumi nii-öelda siseekspositsioon. Ja pandi püsti ka need 2 torni, mis sealt paistavad, mille peal on siis radariviipsikud ja see raadioantenn ka veel seal taga ja siin hakkas olema siis mereliikluse seirejaam. Sellepärast Nõukogude Liidu lääne piir kulges siit äärest ja kui seal mõni laev tuli liiga lähedale, siis kästi tal kohe minna. Ja kuna oli ka rahvusvaheline tähtsus muidugi selle mereseirejaamal, sellepärast midagi võib ju merel juhtuda ja abi on vaja kutsuda ja nii edasi, siis 1992 pidulikult anti see mereseirejaam täies korras olekus üle Eesti piirivalvele. Ma nägin seda juhuslikult pealt, see oli nii kihvt. Ühel pool lauda oli Nõukogude major, kes ütles, et vahtus tal. Teisel pool lauda oli ilma
vormita, sest Eesti piirivalve algusvormi ei olnud, oli meie piirivalvur, kes ütles, et ma võtsin vahi vastu. Noh, ma panin praegu natuke Hiiu keeles. Päris nii hull ei olnud, aga noh, vaht vastu võetud. Ja siis oli täpselt nii, et selles päevikus, kuhu siis kantakse vahikord sisse ilusasti, seal lõppes viimane lause vene keeles, algas järgmine lause eesti keeles. Siis tuli aasta 2005, no kellel on vaja mingisugust inimesi kusakil. Kõik läks elektrooniliseks, piirivalve löödi siit minema, aga meil oli silm siin juba peal, sellepärast me juba teadsime, jääb natukeseks ajaks seisma, siia tuleb mingi tähtsa Tallinna mehe suvila. Aga meil polnud see Rauakola kuskile panna juba ammu ja siis saime asjaga nii kaugele, et lõpuks, kurat, kes see siis oli, see saarlane, mul läheb see nimi kogu aeg meelest ära, võt saarlase nimi ei seisa hiidlasel meeles, oli siseminister, valget kübarat kandis veel. Laanet. Laanet, täpselt. Laaneti saime lõpuks siia, vallaesindaja oli siin, Laanet oli siin, panin väljast uksed lukku, ütles enne välja ei saa, kui alla kirjutab. No kirjutas alla, kõik läks ilusasti vallale tagasi, valla kaudu asjaga töötasime. Kõik tuli meile rendile, hakkasime muuseumi tegema ja 2007 tegime siis ekspositsiooni lahti. Täpselt peale seda, kui me olime käinud? Jah, täpselt peale seda tegime ekspositsiooni lahti. Augustikuus tegime ekspositsiooni lahti. Oli see juuni. No ükskõik, see pole tähtis. Suvi oli igal juhul. Ja siiamaani on ta nüüd töötanud ja 99% on Hiiumaa asjad välja arvatud see kuradi Rauakola ja mõni kaasaegne vutlar, mis sinna sisse on välja pantud. Siis te näete, kui palju tegelikult väikesel Hiiumaal, kus ei olegi õudselt palju midagi olnud. See Rauakola ikkagi on maha jäänud. See on täiesti müstika ja noh, kuna ma olin 30 aastat Hiiumaa maakonnamuuseumi direktori ja kogusin ka innukalt Rauakola maakonnamuuseumi kogu aeg mõeldes, kurat, kuskile pole panna jälle üks jurakas. Ma olin nii õnnelik 2007 sain kõigest lahti. Nii et kõik tuli siia ja noh, kogunud oleme juurde ka veel ja see mets siin taga on kivipurustite mets, siin on 6 kivipurusti alust, see on mul viimane leidus, millest ma just alles Hiiu lehes kirjutasin ka veel, aga okei, see oli pikk jutt. Sõjast räägime sees. Väljas on rauaromu, nii et tapab igal pool. Kui oleme sees tiiru ära käinud, siis ma lasen teid lihtsalt lahti, te käite ringi, mina olen kaasas, alati vastan küsimustele nii palju kui võimalik, aga väikese jutu ma pean veel seal sees pidama, siis te teate, mis toimus Hiiumaaga 1913 kuni 1992. No, mis edas toimus, sellest ma ei räägi. Kas praegu on küsimusi? Jüssand, kui pikk jutt. Ole ja pane uks ka kinni siis. Hakkab soojemaks minema kohe. Ahah, just. No näe, Hiiumaa on siin. Meie oleme siin, eks ole. Tulime Kärdlast, eks ole, Kärdla on siin. Ja siit panime läbi, sest seateed siin peal ei ole, siin on üks teine tee on peal. Nii, ja Hiiumaa on siin ka. Ja näe, Hanko on siin vastas ilusasti. Vaat siit on näha Soome lae suu. Saab ilusasti endale pildi ette ja seal on see neetud Peterburi, eks ole, mille Peeter Suur tegi sinna. Oleks palju rahulikum, kui seda seal ei oleks, aga noh, eelpositsioon, peapositsioon, siis tagapositsioon, varupositsioon, eks ole, ja siia veel takka niimoodi kõik. Ahvenamaa ka muidugi väga tähtis jälle, seepärast tema saab ka siia üht-teist majutada. No ja siis on veel muidugi see Irbeväin ka, mida siis Sõrvesäär tegelikult kaitses, aga noh, see läheb liiga juba üksik asjalikuks, võtame nüüd selle Hiiumaa. Näete, et Saaremaa on Hiiumaast allpool, siit Sõrve otsast on 5,5 kilomeetrit. See on see, miks saarlased alati ütlevad, et hiidlased on igavest vastikud inimesed, meie solk vajub nende kaela. No mis teed, no läheb. Ülevalt allu solk liigub, ega alt üles ei tule. No peldikus kui umbe läheb, siis tuleb. Ja me oleme siin ja Hiiumaale pandi need patareid paika, kui te nüüd vaatate. Mustaga on tähistatud siis esimene maailmasõda. Näe, 38 siin, 39 seal. Siis Hirmuste 47 siin veel ja siis 34 siin Sõru otsas. Need olid esimese maailmasõja omad. Siis punaste kahuritega on teise maailmasõja omad, nii et kui te siit vaatate, neid on ka jälle igal pool, aga põhikoht on siis tahkunud. Pani siis Soome lahe kinni, ei saanud laevadega rünnata ja reis oligi sakslastel see, et kõigepealt Riia, siis Pärnu, siis Saaremaa, siis avastati Ossa Kurina. Siin on ka veel midagi. Et hea küll, võtame selle ka ära. Ja 12. oktoober 1917 esimene dessant siis Saaremaalt Sõrule ehk siis Hindu patareile. Selle olid venelased juba enne õhku lasknud, sakslased igaks juhuks lasid ka. Läksid Saaremaale tagasi.
Sest venelasi ei olnud kellega kakelda ja läksid lihtsalt Saaremaale tagasi. Ja tulid alles 18. oktoobril uuesti, aga seekord tulid väga põhjalikult, seekord tulid 2 jalgratturite pataljoniga. Nii et kui küsitakse, millal algas jalgrattaturismi Hiiumaal, siis sakslased avastasid selle ja tegid selle juba 1917, 18. oktoobril. Ja 21. oktoobril olid nad siin Tahkuna otsas ja kusagil 1200 vangi oli Hiiumaalt võetud sellepärast, et arvestage 1917 meil oli punavõim. No mitte küll otseselt, osa madruseid olid punased, osa olid valged ja muidugi Tahkunas tuleb öelda nende patareide auks, siin see 38 ja 39, nemad olid valmis võitlema lõpuni, siin oli täielik distsipliin. Madrused on ikkagi natukene midagi muud, sest madrused, rannakahurvägi on merevägi, tegelikult. Nii, aga midagi nad teha ära ei saanud, Eltermaalt lasi põhiosa vene sõdureid jalga, aga 1200 võeti vangi ka ja midagi pole parata. 21. oktoobril 1917 Hiiumaal algas esimene Saksa okupatsioon, mis kestis aasta otsa kuni 28. novembrini 1918. Ega te ka seal palju ei saanud seda iseseisvat Eestit nautida, aga üldiselt oli välja kuulutatud ikkagi ja algus meil oli siis nii-öelda revolutsioonimöll siin Eesti Vabariigi alguses, siis oli Saksa okupatsioon esimene 1 aasta ja siis alles hakkas see meie aeg. Nüüd Tahkuna kahur, näete seal seina peal. Me käisime selle UFO peal, eks ole siin, või juurest läksime mööda. Vaat niisugune asi oli seal peal ja 4 tükki. See on see 50 tonni kaaluv 15 meetri pikkune toru ja see on pool laengut. Selle sees oli pool laengut ehk 80 kilo püssirohtu. Neid oli vaja 2 tükki, seal oli peale ka kirjutatud Polusaar jätt 1914. Ja mürskaalus siis jah, see suur mürskaalus 450 kilo ja lasti sealt toru otsast välja, et üks poiss on sihikuks siin. Lasti toru otsast välja sealt 28 kilomeetri kaugusel. Ja siin on ka teisi juppe, siin on ka 6-tollise kahuri juppene, 6-tollist kahurit näha siin all, missugust nad olid. Mürsukene ka siin, 6-tollise kahuri mürsukene, siin on teine ka veel ja siis on 180 mm lukk. Kuna me ei ole spetsialistid, me oleme siiski diletandid ja algajad. Kui see metsast välja leidis, Eesti piirivalve leidis selle siit metsast, siis arvasime, et see on siis selle 12-tollise lukk, aga tegelikult see on 180 mm oma, nii et selle toru küljes kuskil seal käis selline lukk. See on Škoda kahur, jälle Hiiumaa, ma ei saa Hiiumaast käeta rääkimata, sest Hiiumaal kõik asjad säilivad. See vedeles Pühalepa kiriku juures Vahtrepa tee otsas maantee kraavis kuni aastani 2004. Siis hakati kraavi puhastama, mulle helistati, me leidsime miinipilduja. Ma tõin miinipilduja ära, panin muuseumi õue peal, seal ta seisis, kuni sai siia tuua. Aga see on Škoda alus lihtsalt ja see supisuurbik on seal, see millest ma rääkisin. Mis toodi ka. Nii, oma lemmikmürsust ma pean teile rääkima. Mul on lemmikmürsus on siin. Selle otsa ma astusin, nagu siin näete, aastal 2014 hirmustes, võt seal. Ja see oli vedelenud seal alates 1917. Lihtsalt liiva seest oli talv ta välja tõstnud, ma astusin peale, jalg tundis, et ahaa, mürsk, mitte oks. Siis ta oli 1 tükist. Ma võtsin sambla pealt ära ja siis kui nägin, et tagasütist on, siis pani väga ettevaatlikult tagasi. Ma natuke õpid see asja. Sellistasin pommirühma ja pommirühm tuli ja Pärnust, nagu nad tulevad. Siis ma ütlesin neile, et aga äkki saaks sellest eksponaadi meile muuseumist, nad küsisid, kas tahad niipidi või niipidi. No siis tegid niipidi. Tänapäeval on kõik asjad väga lihtsad. Nii et autentne mürsk hirmuste patareist aastast 1917 vedelenud kuni aastani 2014 ja mine saa tea, mis metsas veel leida on. Nüüd lähme, hüppame teise maailmasõtta, sest neid ei olnud Eesti Vabariigid siin vaja, need viidi Aegnasse, nagu ma juba ütlesin. Sealt kadusin nad ära. Kas esimese maailmasõja kohta on midagi küsida? No, ma katsun vähemalt teha. Paikas, Tahkuna otsas, kõik on olemas, 180 milli, 130 milli ja 100 milli on siin pallil, seal te käisite, eks ole. Sakslased jälle teavad ilusasti, midagi pole teha, kurat, venelane istub Hankos, venelane istub Tahkunas, Soome laht on kinni, miinivööndid on siin vahel, kuskile minna ei ole võimalik, järelikult lähme jälle vana maali järgi, kõigepealt Pärnusse Riiast ja siis Saaremaale. Siis lugesid ilmselt vanu sõjapäevikuid, sellepärast 12. oktoober oli esimene dessanti.
Nii et 12. oktoober 1917, 12. oktoober 1941. Nüüd nad tagasi ei läinud, sellepärast, et kordus küll natuke sellega, et venelane lasi selle patarei ise õhku. Ja sakslane, meil on nüüd sõjapäevikud olemas, nii venelaste omad kui sakslaste omad, nii et sündmust on täpselt teada. Sakslaste põhiline tegevus 1941, kui nad kohtusid Vene vastupanuga, ükskõik kus Hiiumaal, Käinas või siin Tubaalal, eks ole, või enne Kärdlat, wir bleiben liegen. Me jääme lamama. Ja nad lamasid senikaua, kui venelane taganes. Sest sakslane ei ohverdanud oma sõdurid ilma asjata. No ja kui venelane taganes, siis läksid edasi jälle ja 12. oktoober tulid siia ja 21. oktoober on nüüd Majakal. Kokku võeti Hiiumaalt 1941, siis kampaania ajal 12. oktoober kuni 21. oktoober, täpsemalt 22. oktoober 1941, 3600 sõjavangi. Mati Õuna andmetel juba 3600, 4 aastat tagasi oli 3388, see on sakslaste arv. Aga no Mati paneb natuke juurde. Ja Tahkuna Majakalt võeti 900. Ja kui te nüüd küsite, kus olid suuremad lahingud, siis kahjuks ma ei saa teie uudishimu rahuldada, sest suuremaid lahingud ei olnud, olid väikesed kokkupõrked. Surma sai 41. aastal 82 sakslast, maetud kõik Kudjapele, paar tükki kuskile mujale ka. Ja venelaste kaotused olid umbes 300, seda täpselt ei tea. Kogu lugu sõjast. Pärast seda muidugi siis, kui nad tagasi tulid, 44, vaadake sinna nüüd seina peal. Praamiliikluse algus, 2. oktoober 1944. Ja see on haruldaselt näitlik maal, sellepärast, et see maal ise oli Haapsalu raudteejaamas. Nõukogude ajal umbes 20 aastat. Võib-olla isegi rohkem, taust ei ole väga selge. Ja selle maali juures seletati inimestele, kuidas vabastas Nõukogude sõjavägi Lääne-Eesti saared. Ei räägitud sellest, kust olid pärit mootorpaadid puust ja kaljased 2 mastiga. See tuli selgeks alles, mina sain teada kuskil 2000-ndate alguses. Soomlased siiamaani ei julge veel tunnistada, et nad olid sunnitud Nõukogude sõjaväge abistama nende paatidega. Oli 1944, oli osasto Arho, kaptenmajor Arho oli selle komandör ja peale soomlaste teiseks tulemist jätkusõjas siis, kaotust natuke, aga ikkagi teine koht. Ja iseseisvus säilis, siis nad olid sunnitud Nõukogude sõjaväele andma koos meeskondadega 100 mootorpaati ja 100 kaljast, millest nad suutsid anda 93 kokku. Sellepärast, et rohkem neil lihtsalt ei olnud anda. Meeskonnad pandi ka Soome omad. Kaljase peal oli 4 soomlast, mootorpaadi peal oli 2 soomlast. Kuna venelane mootorpaadiga sai hakkama, võttis nad maha Haapsalus, saatis linna peale viina jooma. Nii ei olnud küll mõeldud, aga nii läks, eks ole. Nagu ikka, kui mehel midagi teha ei ole, mis ta otsib, eks ole. Leiab ka alati. Ja siis kaljastega ja mootorpaatidega tõid nad siis Lääne-Eesti saartele meeskondi. Nii et kuskil Soome paatidega veeti umbes 8000 Nõukogude sõdurit Lääne-Eesti saartele vabastama või vallutama, ükskõik kuidas me seda ka ei ütle. Ja kuidas te näete, et poliitiline olukord on praegu selline, et kuni aastani 2024 salastati selle sama osasto Arho dokumendid Soomes 1944. aastal. Siiamaani on arhiiv kinni, aga vaikselt imbub siit üht-teist teadmisi läbi. Ja soomlased olid ka 41 abistamas oma liitlast sakslast, samamoodi Lääne-Eesti saarte vabastamisel või vallutamisel, ükskõik kuidas me seda kõik käsime. Nii, kas on teise maailmasõja kohta küsimusi? Läks pikalt, eks ole. Pärast ma juba natuke rääkisin ka, nii et ma sellest pikalt ei hakka rääkima.